tõesti minu eriala on keskkonnamõjude hindamine. Ma kuigivõrd olen kokku puutunud ka planeerimisega läbi mõjude hindamise ja planeerijatega ma vaatan siin ringi, et ühtegi tuttavat nägu siin ei ole, et muidu eelmistel koolitustel ikkagi mõni inimene on olnud, aga see ei ole probleem. Et minu teema on looduskeskkonna mõju taristule ja taristu mõju looduskeskkonnale. Ma räägin seda läbi kliimamuutuste või siis kliima soojenemise. Et see on see mõju, et see, mis mõju täna on, seda te ise näete ka ju õues ja olete kogenud, aga mis on muutused. Ja me räägime kliimamuutustest ja siis praeguse kevade valguses on raske argumenteerida kliimamuutused, erakordselt külm kevad on. Aga tegelikult see ongi kliimamuutuste omapära, et siin ma nüüd selle koolituse jaoks panin ekstra lisaks ühe GIF-i, mis siis näitab temperatuuride muutust viimase 100 või 150 aasta jooksul võrreldes siis nullist, et globaalselt. Ja mida te siin selle juures näete, on see, et see temperatuur ei muutu mitte nagu ühtlaselt suuremaks, vaid ta korra läheb soojemaks, siis läheb jälle tagasi, läheb soojemaks tagasi, et ta ei ole selline siuke spiraal täiesti. Ehk siis see, mis meil täna õues on ka täiesti kliimamuutustega kaasnev asi, et need siuksed erisused või sellised fluktueerumised siis suurenevad. Ehk siis külm kevad on kliima soojenemise tagajärg. Siuke lühikene, natukene vastuoluline seisukoht või siis avaldus. Ja mu mõte on teile edasi anda siis süsteemset lähenemist kliimamuutustega kaasnevatest mõjudest ja mitte minna väga süvitsi. Et ilmselt kõiki neid asju, mis ma teile näitepiltide peal olete näinud, aga siis, et kuidas need omavahel seotud on. Kliimamuutuste prognoosimisel Eestis me lähtume kliimamuutustega kohanemise arengukavast aastani 2050, 30, vabandust. Ja see siis on seal toodud prognoosid on kohaldatud Eestile, et kliimamuutuseid on prognoositud üle maailma, aga see siis on Eesti kontekstis ja see räägib perspektiivist 2100 ja sellised üldised näitajad on, et prognoositav selline keskmine, siis kui me pingutame, temperatuuri tõus on pluss 2,7 kraadi, tuuletõus on pluss 18% ja sademeid pluss 16%. Ja ma nüüd käin siis need kolm komponenti kõik läbi, et mis muutused siis nendega kaasnevad. Ja oluline info on veel see, et ma vist selle jätsin. Jah, see asi, et ma räägin ainult probleemidest. Et lahendusi ma teile ei paku, et lahendusi te võite pärast minu käest osta. See oli nali. Ja teine asi on see, et see on ennustamatus kaasneb selle kliimamuutustega. Et see sama asi, et kord on ühtemoodi, siis on jälle teistmoodi. Et meil ei ole sellist sükest ootuspärast, et me teame seda, et tuleb talv, tuleb lumi maha, läheb külmaks. Et ei pruugi olla. Aga siis lähme temperatuuri juurde. Ja temperatuuri ma ise olen veel jaotanud kolme kategooriasse. Jää- ja lumikatte vähenemine. Näiteks see aasta põhimõtteliselt oli meil 3 kevadet, vabandust, 2 kevadet. Et üks kevad oli meil kuskil jaanuaris, kus ilmad läksid soojaks, päeval oli soe, öösel oli külm, päeval oli soe, öösel oli külm. Ma räägin siis plusstemperatuurid ja miinustemperatuurid. Tavaliselt muidu see on nagu siuke konkreetne kevad asi. Ja kui me paneme selle taristu konteksti, et siis me selle kevadega näeme selliseid asju. Nüüd me nägime 2 korda selliseid asju. Ehk siis see siis kaasneb selle temperatuuri kõikumise ja muutumisega.
kevaded võibki hakata tulema rohkem ja suvaliselt, et tuleb, ma ei tea, kuskil detsembris ja siis tuleb jaanuaris ja võib-olla tuleb märtsis, et see koormus või surve teedele kasvab. Siis teine oluline asi on lumikate, et kui me täna veel enam-vähem peaaegu oleme selles olukorras, kus iga aasta sajab lumi maha ja aeg-ajalt on ka sükest rasket lund, sajab okstele, mida raske lumi okstega teeb, painutab need alla. See on iseenesest tore ja kui me võtame taristu, seal kuskil metsa vahel läheb mingisugune elektriliinide koridor, need puud ei ole võib-olla suutnud kasvada liiga palju sinna elektriliinide peale, sest lumi on need oksad ära murdnud juba. Tulevik on see, et võib-olla meil näiteks 5 aastat talvel üldse lund ei ole, siis meil 6 aasta tuleb selline talv, nagu me näeme näiteks Itaalia Alpides, korraga sajab lihtsalt jube palju maha. Mis tähendab seda, et need puud on jõudnud kasvatada oma oksi juba päris korralikult ja siis see lumi tuleb ja surub selle kõik sinna taristu peale maha, ehk siis päris suures osas võib hakata tekkima seda probleemi, et pikkadel lõikudel lihtsalt need puud on painutatud elektriliinid on katki. Nüüd kuuma ja põuaperioodid, siin on pilt Tallinnast, see on satelliidi põhjal tehtud aastast 2019, 7. juuni 2019, oligi palavill. Ja selle pildiga ma soovin nüüd iseloomustada seda, et mida siis kuuma ja põuaperiood teeb. Et me kuuma või soojasaartest ilmselt oleme kõik kuulnud, aga siin on siis need soojasaared jaotatud veel 2 temperatuuri vahemikku. See, mis on heledam punane või roosakas, see on 30 kuni 35 kraadi ja siis, mis on tumedamad punased, on 35 pluss kraadi. Et minu küsimus teile on, et mis need tumedamad punasega alad on? Kuidas? Need on need roosad. Just, need on suurte kaubanduskeskuste suured mustad katused. Et see on see. Ja neid põuaperioodi me hakkame rohkem nägema. Et seal läheb veel palamaks ja veel vastikumaks. Kusjuures need tööstusalad või ehitusplatsid on ka üks koht, mis kipub tekitama seda kuuma saart. Ja mida mina selle kuuma saare ja põuaperioodi juures vaatan või näen, et see on ka jälle Tallinn. Siin kunagi oli siis meil see, ma ei tea, mis aiand see oli. Kadakaiand, jah. Just, et siin on põhimõtteliselt on siin ka puid näha on istutatud, et see on tore, aga kui ma vaatan näiteks seda mänguväljakut siin, et siin ümber ei ole puid, et ma tunnen kaasa sellele emale või isale või vanaemale, kes siin mänguväljaku kõrval istub ja siis vaatab, kuidas ta laps mängib või see laps ise ka, laps ise ei saa arugi, võib-olla, et on halb ja paha, et see soojasaarte planeerimine või soojasaarte arvestamine planeerimisel muutub aina olulisemaks ja kui me läheme linnast välja, et siis meil on hästi populaarne on see kergliiklusteede tegemine ja kui need kergliiklusteed lähevad kuskil maantee ääres põlluservas, siis ega seal tegelikult ei ole kerge liikuda. Kuuma põuaperioodid, kaevud, veetaseme langus, seda ma rohkem põhjalikumalt ei räägi siin Tallinna kontekstis. Ja siis muutused taimekasvus on ju, et meil küll vegetatsiooniperiood pikeneb, mis põllumehel on väga hea uudis, et võib-olla tulevikus saame näiteks 2 saaki või rohkem saake, kui me räägime heina niitmisest, et see on tore, aga sellega kaasnevad ka uued kahjud, millega me tegelema peame. Ehk siis põõrliigid. Nüüd tuul, see põhimõtteliselt on sarnases kontekstis nagu see lumi, mis puudele peale kukkus, et mida suuremad tormid, seda rohkem ta ratsib ja see tuule tõus ongi mingisugune alt 20% juurde, tulevad tuulisemad ilmad ja see tuul tugevneb iseenesest, et see on siis oluline ja neid pilte me oleme näinud, et kõik on siis Eestist need pildid, aga neid ka siis tihenevad või sagenevad, et me peamegi oma taristu ja ka hoonete projekteerimisel arvestama siis tugevamate mõjudega.
Ja Tallinn ja teised mereäärsed linnad, siin on nüüd Pärnu ja Kuressaare aastast 2005, et küll neid kordub veel, et tuul üksi mitte ei siis puhu midagi pikali, vaid puhu midagi peale, et see on siis meri. Et meil õnneks on selle edela tuuled, mis tähendab, et peamiselt Pärnu peab selle probleemiga tegelema, aga Tallinnas oli ka. Ja seal tekib veel lisaefekte, et kui näiteks jaanuari torm oli, siis ta puhus merevee kõik Pärnusse, kui see tuul järgi, siis tekkis vanni efekt ja see vesi kõik loksus on ju Kuressaarde. Et need on asjad, millega siis peab arvestama. Ja vee osas sademed, et siin on teil lihtsalt fotokollaaž erinevatest probleemkohtadest, et vabandust, ma pidin risti peal seisma, korra astun kõrvale, siis saate pilti vaatama, et on sellised erinevad probleemkohti, on kohti, kus inseneritehniliselt tegelikult saab ära lahendada, et siin on näiteks, see on Kuressaare, et mulle tundub, et siin projekteerija ilmselt unustas selle ära, et vesi voolab ülevalt alla, suur plats ja siis on lohk, et see vesi voolab sinna lohku. Aga samas on ka mingisuguseid kohti, kus me peame mõtlema selle peale, et see rahaline kulu, mis me panustame selle probleemi lahendamisse, et kas ta tasub ennast ära, et see näiteks siin on Tartu trepid, et kui sajab hästi palju vihma, et võib-olla selle suure paduvihma ajal, kas ta sajab sellest trepist alla, et ei peagi, et selle asemel, et siin hakata mingit kallist lahendust tegema või ma ei tea, kuskil ongi jube keeruline näiteks, ma ei tea, kuskil seda vett ära juhtida, et tehakse saju ajaks tehakse mingisugune ümbersõit või midagi, et selles mõttes peab mõtlema selle peale, et me ei pea võitlema iga hinna eest kõikide loodusnähtuste vastu, et millegagi võib-olla saab ka leppida. Aga siin on üks meie enda töö, lihtsalt toon näiteks, et kuidas asjad võivad kumulatiivselt mõju avaldada, et see on üks Maanteeameti töö ka üleujutuste kontekstis. Ja siin punktiiriga on ära joonitud ala, mis ma seda kuupäeva enam ei mäleta, konkreetsel kuupäeval tegelikult kõik need inimesed, kes selle ala sees olid muust maailmast ära lõigatud, et sinna ei saanud kiirabiga mitte millegagi liiga, igal pool oli nendes sinisega tõmmatud või punasega tõmmatud kohtades siis mingisugune veetakistus ees on. Et see on ka asi, et hea küll, ümbersõidud on okei, aga kui need ümbersõidud on niimoodi, et tegelikult ei olegi kuskilt ümbersõitu, me sõidame ainult ümber selle saare, siis see ei ole okei. Et siis seda peab ka vaatama. Ja lõpuks, kui ma nüüd enne rääkisin teile siis kliimamuutuste mõjust taristule, siis ma veidikene räägin ka taristu mõjust looduskeskkonnale, et kui me midagi planeerime, et millega me siis mõjutada saame looduskeskkonna osas. Ja siis see põhimõtteliselt on jaotatav kahte leeri. Üks on see, et me mõjutame, et me midagi võtame loodusest ja teine on siis see, et me midagi heidame loodusesse. Ja looduse võtmise näited on, ma veel aastan korraks kõrval, et seda lugedesid on maavõtt, veevõtt, valgus ja maavara. Ja siis linna kontekstis tuulikud ilmselt ei ole kõige aktuaalsemad, aga meil Eestis see tuuliku teema on väga aktuaalne. Et seal me siis võtame ära elupaikasid ja me võtame ära ka tuult, aga me võtame ära ka valgust. Paha tahtmatult, aga me valgustame ära, et varjutab kogu aeg midagi. Ehk siis sellega me mõjutame. Siis suur probleem linnustikule on elektriliinid. See on siin praegult Väikese-Väina tamm, see on nüüd ära lahendatud. See oli selline ornitoloogide jaoks suur punane õiumärk. Ja me oleme planeerinud rohealasid, aga aeg-ajalt mis tähendab siis seda, et see roheala tähendab, et siit peaks saama loomad liikuda. Aga millegi pärast ma aeg-ajalt selle planeerimisega, ma ei tea, asjad ei satu kokku, et siin on näha, kuidas see rohekoridor on siis planeeritud tegelikult karjääri peale, et mina ei kujuta ette, kuidas siit mingisugune kits või põder liigub,
et me peame need asjad nagu kokku viima, et kui meil siin on karjäär, siis see tegelikult ei ole roheala, et me tegelikult lõikame sellega ära. Ja loodusest võtmise näide on siin nüüd ka see Linnamäe hüdroelektrijaam on ju, et sealt kalad enam üles ei saa. Ja loodusesse heitmine, linna kontekstis reoveepuhasti, Tallinnas on meil üks suur reoveepuhasti, mis suunab oma heitveed lahte, siis kust tulevad kõige suuremad peenosakeste heited? Ja väikemajade korstendest on ju, et eriti hea tunnetada siis, kui käid seal kuskil eramajade linnaosades ringi Nõmmel või kuskil on ju, kus on talvel, tunned, ninaga tunned, et on. See ei ole tegelikult liiklus, autoliiklus, et see on nagu kõige sükene suurem siis heiteallikas. Ja see, ütleme, süksed suuremad liiklussõlmed, see, mis meil on Järvevana tee. Aga okei, siin mõned allikad ka teile ja kõik. Aitäh!